Tere päevast Postimehe otsestuudiost. Sellel valitsusel on ametiaega järele jäänud umbes 10 kuud. Ja selge on see, et selle aja jooksul tuleb valida Eestile president ja kindlasti tuleb teha ära ka järgmise aasta eelarve. Aga ei maksa arvata, et need on ainsad asjad, millega valitsus silmitsi seisab. Meil on stuudios peaminister Kristen Michal. Tere päevast. Tere päevast. No nüüd on käima läinud jutud valitsusremondist. Kust need jutud tulevad? No Postimehest. Oho. Sa oled ilmselt lugenud ka Miksalu lugu ja mina ka, et vanasti oli selline nali, kust lapsed tulevad, et üldiselt kui nad on ranitsaga siis koolist ja kui spordikotiga siis trennist, et valitsusremondi lugu tuli Postimehest, aga jah, ma ju loomulikult mõistan, et mis selle taust on, et eks see alati arvutatakse, et kui valimistele vastu minnakse, mujal maailmas on tavaks, et enne seda ka tehakse teatud värskendusi, teatud muudatusi, aga nagu ma Mikule ütlesin ka üsna lihtsalt, et hetkel ei ole kavas ja otse öeldes ka kui oleks kavas, me kindlasti arutaks seda kõike erakonnas, koalitsioonis, mitte ajalehe vahendusel, nii et nii inimestega ka ei käituta. No mõneti tulevad need jutud ka põrkuvalt sellest, mitte sellest, et Reformierakonna toetus on madal, vaid sellest, et teie koalitsioonipartneri toetus on tegelikult olematu. Ja on üsna loogiline, et erakond, kes läheb täiesti olematu toetusega valimistele vastu, mõtleb, mis neist edasi saab. Ja jutud sellest, et Eesti 200 võiks liituda mõne teise erakonnaga, neid jutte aetakse juba mõnda aega. Kas teie olete kursis sellega, mida Kristina Kallas teeb ja seda, et ta peab selliseid läbirääkimisi? Täna hommikul, just enne siia stuudiosse tulekut, olime koalitsiooni koosolekul koos ja Kristina kinnitas, et need jutte on alates 24. aastast olnud väga palju ja kõik need jutud on kuulujutud nagu ikka. Ta näeb pidevalt vaevad neid ümber lükata ja ma arvan, et eks see parim ikkagi on see sama, mida Eesti 200 ja nende liikmed ütlevad, et nad kavatsevad seljad koos teha oma parima, minna valimistele ja teha selle meeskonnaga parim tulemus. Samas ma eeldan, et te olete siiski üsna valvsalt seda protsessi jälgimas, sest loomult ei ole selline poliitik, kes laseks asjadel lihtsalt minna. Et kindlasti on olnud peaministreid, kes lähevad valimistele vastu ja vaatavad lihtsalt, mida saab. Ma ei usu, et te selline olete. See on küll selline Heiki Kranichilik küsimus, et ma ei usu, et te selline olete, tõestagi vastupidist. Et, ma ei tea, mida ma selle peale nüüd ütlema peaks. Et, kui ma ametisse tulin, ma lubasin 2 asja. Võib-olla ehk peaaegu 3. Et Eesti on kaitstud, kaitsesse paneme nii palju kui võimalik on ja see on juhtunud ja see ei ole kerge ega lihtne olnud, see on võtnud lõivu ka meie populaarsuselt, Eesti 200 kindlasti ka. Teine, et saame majanduse kasvama. Ja uudis on, et saime kasvama, ehkki ütleme nii, et paljud räägivad, kuidas ütleme seda praktiliselt polegi, praktiliselt on maksutõusud ja langused opositsioonist eriti, aga tegelikult siiski majandus kasvab ja viimane number oli ikka päris jõuline juba. Ja 3. on see, et Eesti väärtusruum püsib paigas ja inimesed on vabad, sõnavabadus on auses ja need asjad on paigas. Ja selle kõrvalt tegeleda sellise igapäevase poliitspinnide ümberlükkamisega, peaministril on mõnevõrra vähem energiat, võib-olla rahulikel aegadel, kui meri oleks siledam, oleks kaptenil aega ka ilusiltide ja laeva värvimisega tegeleda. Nii et seetõttu ma ütlen, et ma ilmselt pööran nendele kulujuttudele üha vähem tähelepanu, et need kulujutte on pidevalt, need on normaalsed, need saadavad poliitikat, midagi teha ei ole. Aga lõppkokkuvõttes, kui iga amet läbi saab, on see peaministril, valitsusliikmel, saatejuhil, siis lõpuks loeb see, mis sa teinud oled. Aga te hoiate kriitiliselt asjadel pilku peal? Nagu ma nimetasin, minu jaoks on julgeolek, majanduskasv ja väärtuste paigalolek tähtsam kui mis tahes selliste nii-öelda kuulujuttude jälgimine. Aga loomulikult koalitsiooni hoiame koos ja isegi rasketel aegadel ma julgeks küll praegu öelda, et selline õlgõla tunne on päris tugev ja inimesed omavahel töötavad koos. See ei välista, et kunagi kes tahes inimene leiab endale tuleviku teises erakonnas, aga täna sellest märke ei ole. Räägime presidendi valimistest ka. Et praegu me ei ole jõudnud ühtegi sammu edasi, pigem võib-olla mõne sammu tagasi, sest Riigikogu juhatus võttis selle presidendikandidaadi leidmise enda kätte. Ei saanud praeguselt presidendist mitte ühtegi vastust ja ütles, et
nad sellega edasi minna ei saa. Kuidas sellega saab edasi minna? No, võttes jälle nagu faktide juurde selle maailma püüdes viia, et täna meil vist on ainult üks presidendikandidaadi kandidaat, Mart Helme. Ja noh, ütleme, siin on vist suhteliselt kerge olla ennustaja, et tema ilmselt 68 häält parlamendis ei saa. Mõnedele ta võib olla sümpaatne, aga ma kardan, et ilmselt mitte 68 parlamendiliikmele. Sealt edasi nüüd protsess peaks olema ikkagi selline, et need erakonnad, kes tahavad kas siis parlamendis, Riigikogus ära valida presidendi või siis valijameeste kogus, sest minu meelest mõlemad on igati legitiimsed, me oleme ju korduvalt neid protseduure läbi käinud Eesti ajaloos, peavad panema seljad kokku, selgitama välja, millistele kriteeriumitele see kandidaat vastab. No ma ütleks nii, et täna jah, mõneti jäi see protsess ju sinna kohta seisma, kus Keskerakond eriti ja Isamaa ka nõudsid, et praegune president annaks kohe teada, mis ta siis teeb. Praegune president ei andnud kohe teada, mis ta siis teeb. Ta ütles, et ta annab alles peale jaanipäeva teada, kas ta kandideerib ja kandideeri. Ja sinna see protsess tegelikult seal vanemate kogus siis jäi ka. Ja ma arvan, et sealt edasi see protsess lähebki nii, nagu Jevgeni Ossinovski, keda ma küll tihti ei tsiteeri, aga seekord teen või vabalt suhtes, et ütles, et need erakonnad, kes tahavad leida ühist kandidaati, need siis peavad seda otsima. Ja mulle tundub, et Reformierakond, Eesti 200, sotsiaaldemokraadid, ma ei oska öelda, mida teevad vabad saadikud, aga ehk nemadki võiksid siis hinnata, kas on kedagi, kellele võiks saada 68 häält kokku parlamendis või siis keda minna toetama valijameeste kogus. Et täna ei ole isegi seda kandidaati. Nagu mainisime, Mart Helme ilmselt ei saa selleks meie kandidaadiks. No siinsamas stuudios on eksperdid ka rääkinud, et seniks, kuni olemasolev praegune president ei ütle, mida tema teeb, on olukord üks ja on olukord seetõttu, et kui keegi peaks minema kandideerima praeguse presidendi vastu, siis on see hoopis teistsugune protsess, kui kandideerida kellegi teise vastu. Ja tõsiselt võetavad inimesed ei võta poliitikuid jutule. Aga samas siiski, kui palju on neid, kelle peal pilk on ja keda ei ole võib-olla välja käidud, aga ma ei tahaks uskuda, et need protsessid nii-öelda avalikkuse pilgu alt ära siiski ei toimu, et mitte midagi ei toimu. Kas tõesti on praegu nii, et mitte midagi ei toimu? Mingid rääkimised ikka toimuvad. Midagi toimub alati kuskil, iseasi, kui kaalukas see on või kas sellel on potentsiaali realiseeruda, et ma arvan, et erinevad poliitikud erinevatest poliitilistest jõududest, parlamendierakondadest eeskätt omavahel suhtlevad. Loomulikult, et need suhtlused on hoolimata sellest lavalisest võitlusest, mis alati käib, et opositsioon manab maailma lõppu, ütleb, et maksutõusud võtavad hinge seest ja majandus ei kasva ja siis koalitsioon jälle toob fakte välja, et näete, numbrites kasvab ja tegelikult maksud alanevad ja sellele debatile kõrvale ikkagi omavaheline suhtlus toimub loomulikult, aga mina pigem prognoosiks praegu ikkagi nii, et need, kes tahavad otsida presidendikandidaati parlamenti ja valijameeste kogusse, nüüd juunis ja juulis peavad sellega kõvasti vaeva nägema. Ja seniks ma saan aru, et Keskerakond eriti, aga Isamaa ka on justkui ennast ära parkinud ootele, et nemad enne midagi justkui samme ei astu, arusaadav. Aga ma arvan, et teised peavad neid samme astuma, sest ma ütleks siiski, et olenemata sellest, kuidas ametis olev president otsustab. On ilmselt teada, et minu läbisaamine temaga on ju hea, et olenemata sellest, ma arvan, et parlamendis tal 68 häält ei ole, et eks ta peaks ise ka selle nimel tööd tegema ja seda tal täna ei ole, see on suhteliselt avalik fakt juba, mis tähendab seda, et siis parlamendis oleks ilmselt kõigil teistel vaja leida kedagi, kellel see kandepind oleks kas siis parlamendis või valijameeste kogus olemas. Kas see on lihtne leida? Ma arvan, et see ei ole lihtne leida, aga kas see on võimalik? Ma arvan, et see on võimalik, aga see eeldab suurt hulka head tahet ja eeldab ka seda, et erakonnad on ikkagi nõus oma sellisest isiklikust mina-ambitsioonist loobuma, et see on kellegi poliitiline nii-öelda võit või käik. Kui selline võimalus tekib, siis on võimalik Eestil saada president ametisse ja nagu öeldud, ja ma arvan, et ka praegu ametis oleval presidendil on väga head šansid tõepoolest valijameeste kogus, aga parlamendis 68 kokku ei tule. Te kohtusite presidendiga alles mõned päevad tagasi. Kas teie küsisite presidendi käest ka tema edasisi soove? Me rääkisime kõigest muust peale selle, et
et me rääkisime eeskätt julgeolekust, rääkisime ka sisepoliitikast, rääkisime paljudest asjadest, aga mitte kandideerimisest. Nii et sinnani me ei jõudnud ja ma olen kindel, et kui president tahab seda öelda, siis ta saab seda alati öelda. Kas ta peab seda kohaseks öelda avalikult mulle, erakondadele, kuidas iganes ta seda ise kohaseks peab, igaüks ise teab. Ja mõnudes küsimustes meil nii või teisiti barjääri ei ole. Et siis võiks olla nii, et kui peaks juhtuma see, et meie praegune president Alar Karis jaanipäeval teatab, et ta enam ei kandideeri, siis on erakondadel praegu kohe keegi pildile tuua, kelle nime öelda ka avalikkuses? Ma kahtlen, et see on nii lihtne, aga ma arvan, et siin juunis-juulis tõepoolest nüüd enne jaanipäeva ja peale jaanipäeva, nagu see Eesti aja arvamine käib, eks ju, et kindlasti otsitakse selliseid kandidaate, kellel võiks olla kõige suurem ühisosa just, et ma arvan, et meie puhul on see suhteliselt nagu lihtne ja samas komplitseeritud. Me oleme kõige suurem fraktsioon parlamendis, ilmselt ka valijameeste kogus ehk Isamaaga koos. Isamaa on sama suur valijameeste kogus ja kõik justkui ootavad, et meie lahendaks ära kõik küsimused, kaasa arvatud presidendivalimiste, aga üldine tava siiski on, et peaministri ametit pidav erakond ei esita nii-öelda oma presidendikandidaati. Ehkki möönan, ükskord 2006 me oleme teisiti teinud, me esitasime Toomas Hendrik Ilvese, kes siis hiljem saigi vabariigi presidendiks, nii et lõppkokkuvõttes saab ka nii. Aga ma ütlen, et jah, ilmselt juunis-juulis need konsultatsioonid käivad ja olenemata, kuidas praegune president otsustab, ma arvan, et presidendi kandidaate tuleb kindlasti veel, ei jää üheks. Nii et jah, ma arvan, et seda tööd nüüd tuleb veel teha kõigil neil, kes soovivad ja mulle tundub jah praegu, et Keskerakond ja Isamaa on veidi ennast siin ootealal ära parkinud, et veel kord viidates, et ilmselt need erakonnad, kes ei ole ennast siin ära parkinud, võiksid olla veidi aktiivsemad, ilmselt juunis-juulis see võiks nii olla. Praegu on Riigikogu menetluses tänavuse eelarve, lisaeelarve. Opositsioon on selle kohta öelnud, et tegelikult tuleks hoopis teha negatiivne lisaeelarve ja sellega suurendatakse riigi kohustusi ja kulutusi veelgi. Kui palju sellega suurendatakse riigi kulutusi veelgi ja kas nii-öelda võlasumma läheb seetõttu suuremaks? No riigieelarve puhul on selline müstiline nähtus, mida ilmselt 3 sekundiga vaatajale on keeruline ära kirjeldada, aga seda nimetatakse eelarvepositsiooniks, eks seda tasakaaluks. Ja see on see, mis määrab tegelikult selle nii-öelda pluss või miinuspoolel olemisega. Ja selle eelarvega nüüd riigi eelarvepositsioon paraneb 15 miljonit, see tähendab seda, et meie positsioon läheb paremaks. Nii et riigis on jah tihtipeale nii, et kui sa kuhugi midagi kulutada, aga mujalt koomale tõmbad ja rohkem tõmbad koomale, siis sa muudad riigi rahanduslikku olukorda paremaks ja see küll väga väike mikroskoobiline nii-öelda eelarve parandamine seda teeb. Aga see summa on väga väike. See on valdavalt on ikkagi tegemist, ma ei ütleks tehnilisega, sest sisulist vajadust tal ka on, parandusega, sest kõige suurem mõju on tal just idapiiri väljaehitamisele, sinna mälu järgi umbes 17 miljonit. Ja idapiiri väljaehitamise tempo hoidmiseks on sinna täiendavat raha vaja. Osa raha läheb haridusministeeriumile, Justiits-Digiministeeriumile, Riigikantseleile Eesti AI projektiga tegelemiseks, et Eesti inimesed saaksid oskused, sest ma arvan, kõik on ju näinud, et AI tegelikult muudab seda, kuidas asju tehakse. Ja kõige kindlam viis Eesti inimestele sellega toime tulla on anda neile head oskused selles maailmas orienteeruda, olla esimeste hulgas. Ja ühteteist on seal veel erinevaid vigade parandusi ja detaile. Nii et ja nüüd fraktsioonid tegid ettepaneku üksikvanema toetuse tõusuks, et ilmselt see võib sinna ka lisanduda, aga positsiooni ta parandab. Eesti Pank on pidevalt muretsenud Eesti riigi võlakoormuse pärast ja ametist lahkuv president on öelnud, et oleks tore, kui erakonnad teeksid sellise üleüldise kokkuleppe, kuidas seda lahendada, seda küsimust, kuidas seda vähendada. Kas te usute, et selline kokkulepe on võimalik? No teoreetiliselt ma arvan, kokkulepped on alati võimalikud. Isegi kas nad peavad vastu sellele proovile, mis on tegelik elu, eks, et väga tihti me näeme ju ka kokkuleppeid, mis tehakse õhtuste uudiste nimel ja ütleme sõnumina, aga tegelikult osutuvad, kuidas ma ütlen, retoorikaks. Ma mäletan ju, ma ei taha spetsiaalselt nagu ühte erakonda kiruda, eks ju, aga ma just ütlen, me mäletame kõike seda sama Isamaa juttu, eks ju, lihtsalt see on ajalooline näide sellest, kuidas, mis see oli, see tasakaal, eelarve tasakaal pidi põhiseadusesse kirja minema, eks küllap austatud saatejuhtki seda mäletab. Ja ütleme, nagu elu ise näitas, ei läinud ta ei põhiseadusesse, seadusesse, vaid läks pigem nagu ajaloo prügikast, eks jutt.
et ma arvan, et mida me saaksime teha ja noh, mis minu ettepanek on olnud, mida ma olen siin nüüd mõne nädala tagant öelnud. Kui me teeme eelarvet ja meil on see eelarve maksimummäär on seal umbes 4,5%, mis euroreeglid lubavad, siis me võiksime võtta ikkagi kokkuleppe ja panna selle eelarve seadusesse. No siis ei ole vaja arutada, kas meil on kokkulepe või mitte, see on eelarve seaduses. Ja iga aasta siis hakata seda defitsiiti 0,5% võrra vähendama. No see on umbes ka selline tempo, mis ei poo ära majandust ja aasta 2030, kus me -3 juures oleme, peaksime olema selle -3 sisse mahtuma, mahume kenasti ära ehk. Et see võiks olla selline nii-öelda eelarve reeglite järgimine. Ma tean, et Rahandusministeeriumil võib-olla on natukene oma kontseptsioon sellest, et kas see on nominaalne struktuurne, aga seda arutelu me võime igal moel pidada, et ei maksa ennast nurka ära värvida enne. Ja kui vaadata üldist Eesti riigi positsiooni, siis me oleme siiski 24. aastal, ma meenutan, pidime ju defitsiidis olema 2,9% ja jäime umbes sinna 1,7 juurde. Ja eelmisel aastal pidime -3 juures olema, jäime sinna erinevatel hinnangutel 1,5–2% juurde. Et iga aasta me oleme 400, 600, võib-olla isegi 800 miljonit paremini hakkama saanud ja saame ilmselt see aasta ka. Et me suudame kokkuhoidlikumalt toimetada ja järgmine aasta samamoodi. Et see, et koomale tõmmata tuleb, meil on selge olnud pikka aega. 3 aastat me oleme kokku leppinud -10%, seda täidetakse. Kärped on üsna arusaadavad ja kärbete puhul on nii, et ega nad ongi populaarsed selle hetkeni, kuni nad on kontseptsioon. Et kui need kärped tabavad mingit konkreetset valdkonda, siis öeldakse, et see on muidugi vales kohas ja liiga suures summas. Et ma olen mitmes valdkonnas inimestega ja asutuse juhtidega vestelnud, kes ütlevad, et jah, tõepoolest kärpida tuleks, aga kui saaks mitte meie valdkonnast. Ma olen nõus, aga sa ei saa nii kärpida, et sa midagi ei kärbi, eks ju. Nii et seetõttu me teeme seda kõike. Riigi rahanduslik olukord on just eeskätt kaitsekulutuste, sotsiaalkulutuste tõttu keeruline, aga me saame kindlasti hakkama ja see püsib raamides ja langeva trendiga. Nüüd hakkate kohe varsti tegema valimiste aasta eelarvet. Ehk siis tegelikult ju ka eelarvet, mis suuresti läheb järgmisele valitsusele üle. Et valimise aasta puhul on alati soov poliitikutel panna, kui teil isiklikult võib-olla seda soovi ei ole, aga ikkagi poliitikutel... Äkki minulgi on see soov, ei maksa mingi maha matta. No siis saamegi vastuse, et poliitikutel on ikka soov panna sinna sisse asju, mis valijat rõõmustavad. Kui keeruliseks võib minna selle viimase eelarve tegemine selle valitsusega ja ma saan aru, et Jürgen Ligi hoiab kõik ohjad enda käes ja rahakoti rauad suhteliselt koos, aga ikkagi, et kas te juba teate, et on olemas selliseid asju, mida sinna uue aasta eelarvesse kindlasti tahetakse sisse panna ja mis on väga kulukas? Soove on nii kaua, kui mina mäletan erinevatest valitsustest, on alati rohkem kui eelarve võimalusi. Õigupoolest, ega ma naljalt ei mäletagi ühtegi aega, kus oleks olnud selline aeg, et antakse sõnum, et kas teil tõesti rohkem unistusi pole, et paneks kõik kirja. Sellist aega ei ole, sellist aega ei tule. Ja on ta valimisaasta või mitte, et nagu öeldud, eelarvereeglid ehk see sama 4,5, mis on antud meile suurema defitsiidi lubadusena nendeks aastateks, kus kaitsekulud on kõrgemad Euroopa poolt, need reeglid kehtivad ja sama me peame pürgima ka selle poole, et tõmmata ikkagi ise koomale neid soove ja tegevusi, et eelarve defitsiiti pigem allapoole viia trendina, mitte kuskile muus suunas. Nii et seda ma olen ka öelnud. Soove, kindlasti on palju, et eks kaitsekulutused on 5,4% sellel aastal, järgnevatel aastatel ta jääb üle 5%. See on üks asi, millest kindlasti ei tagale, see ei ole isegi soov, vaid lihtsalt kokkulepitud põhimõte. Kindlasti on vaja erinevates valdkondades lisainvesteeringuid, hindame seda kõike, nii sisejulgeolekust hariduseni paljude muude valdkondade peal. Ja kõrgharidus näiteks, kus tuleb ju lapsi rohkem koolidesse ja palju muud valdkonnad. Aga veel kord, see kõik tuleb suruda raamidesse, et midagi teha ei ole. Et, õnneks jah, see valitsus on alati suutnud kenasti raamides toimetada ja toimetame ka järgmise eelarve. Te andsite heakskiidu siiski kliimaseadusele, mille puhul ennustati, et seda ei tule võib-olla selle valitsuse ajal üldse ja nüüd on seda kritiseeritud igast otsast. Miks te seda kõigele vaatamata ikkagi heaks kiitsite? Kas te arvate, et see kriitika ei ole õigustatud? Aga kui me poleks seda ka teinud, kas te arvate, et seda kriitikat poleks olnud? Ei, küllap ta oleks. Eks ju, et selles mõttes lähed paremale,
kaotad elu, lähed vasakule, jääd peast ilma, eks ju, et ühesõnaga pole väga vahet. Et no miks me seda tegime? Ma arvan, et see nii-öelda debatt on olnud ikka väga põhjalik. Mulle väga meeldis, kuidas ERR tõi eraldi välja, eks ju, veel tollase peatoimetaja ajal, kes nüüd on siis Postimehesse tulnud, eks siis nüüd saab Postimehesse seda hakata välja tooma, kuidas on kulunud suur hulk töötunde ja raha selle seaduse läbitöötamisele. See on andnud meile teadmiste pagasi, mida kasutada ära ka Euroopas erinevate positsioonide kujundamisel, muuhulgas kliimaläbirääkimistel ja energeetika läbirääkimistel ja muudel paljudel valdkondadel. Nii. Ja seetõttu ma ütleks nii, et sellist nii-öelda raami, kuhu suunas me liigume, etteaimatavust on igal juhul vaja. Aga mis on nagu positiivse trendina juurde tulnud ja mida ka minister Sutt on kirjeldanud ja ma saan aru, et erinevad osapooled nüüd võtavad arvustada, et kas peab kõik seaduses olema või ei pea seaduses olema, on need samad teekaardid ja need teekaardid oma olemuselt tõepoolest on sellised, kuidas ma ütleks, kokkuleppelised dokumendid, mis siis kirjeldavad ära, et kliimaseadusele lisaks, mida mingi valdkond teeb, millise tempoga, kuidas ta investeerib ja kuidas ta vaeva näeb. Eesti õigus, selline filosoofia tõesti on olnud varem selline, et me paneme kõik kirja, me armastame väga seda ülekirjeldamist, aga ma arvan, et ei ole üldse halb, kui me ütleme, et meie kliimaeesmärgid on sellised ja me ütleme, et need tegevused lepime kokku ja siis osapooled on nõus ka neid nagu praktikas tegema. Miks me seadusega edasi läksime? Ma arvan, et see suund peab ikkagi kirjas olema, et ütleme, kui maailma megatrende vaadata, siis loodusega toimuv on kindlasti üks tehisintellekt, julgeolek, väga paljud sellised asjad, need muutuvad. Ja sa pead valima suuna ja me valisime suuna, nii et selle valitsuse suund on valitud. Kas me kriitikat saame? Ma arvan, jaa. Kas me saame vasakult ja paremalt? Jaa, kindlasti. Aga kas me peaks selle pärast tegemata jätma? Ma arvan, et ei. No tööandjad, kes ju tegelikult olid ka palju kaasatud selle seaduse tegemisse, on kõige rohkem mures sellepärast, et kuna see seadus on nii üldsõnaline, siis võib tekkida variante, kus hakkavad nii ametnikud kui igasugused muud institutsioonid ise välja mõtlema igasuguseid kohustusi, mis ettevõtjale nende eesmärkide saavutamiseks lisanduvad. No vot, selle jaoks olekski vaja võimalikult selget kliimaseadust, muuhulgas ka näiteks selline printsiip, et riik ise ei investeeri enam fossiilsesse energeetikasse, mis on päris oluline. Ma arvan, et eks parlamendis tuleb hästi suur debatt selle vahel, kas taastuvenergia peaks arenema või on meil vaja Auvere 2, 3 ja 4, eks ju, mis on ütleme selline põlevkivi nii-öelda energeetikaparteide, mitte põlevkiviparteide nii-öelda kontseptsioon. Ettevõtjate poole pealt ma arvan, et neil on ka mitu erinevat sellist suunda, et Kaubandus-Tööstuskoda pigem toetas seda seaduseelnõud ja ettevõtluse poole pealt, eks ma saan aru, et võib-olla need sektorid, kellel on võib-olla suurem saastejälg, eeskätt turvas, eeskätt põlevkivi, küsivadki, et millised need tegevused ja eesmärgid neil on, aga vaadake, ülejäänud majanduse huvides, kui me vaatame nagu Eestit laiemalt, ülejäänud majanduse huvides on see ikkagi nii, et suuremad saastajad vähendavad vaikselt seda saastet või teatud tempos vähendavad, sest vastasel korral, kui me ehitame veel mõned sellised nii-öelda põlevkivi energiajaamad ja nii edasi põlevkiviõlitööstused, me poome ära võimalused kõigil ülejäänud tööstustel, kõigil ülejäänud ettevõtetel ja meie huvi on tegelikult majandus ühtlane areng, mitte üksikute tossutajate püsti aitamine. Ma püüan seda nii lihtsalt selgitada, kui seda võimalik on, eks ma suudaks seda palju keerulisemalt pikemalt, aga vaataja tõenäoliselt kukus külili, eks. No mis puudutab energeetika tulevikku, siis Elering siin mõneti juba haaras ohjad ja teatas, et nad kavatsevad hankida 900 megavatti ulatuses gaasijaamu selleks, et tuleks ja oleks garanteeritud juhitavad võimsused, mille peale ühiskonnas tekkis väike ehmatus. Ma ei tea, kas teile tuli see ka ehmatusena? Et Elering hangib gaasijaamu. Ei, see ei tulnud ehmatusena, aga ütleme, me oleme siin formaadis ilmselt kohtunud erinevatest asjadest palju rääkides energeetikast ka, et ma siiski ütleks, et püüdes seda jälle kuidagi võimalikult lihtsaks teha, et kui me toome endale juurde taastuvenergeetikat, mida me toome juurde ja sellepärast meil on juba 3 aastat hind järjest madalamaks läinud, viimastel aastatel aegadel hinnad madalamad, välja arvatud siis, kui on 25 aasta kõige külmem talv, sest siis tarbimine kasvab. Nii et taastuva kõrvale on vaja ka juhitavat energiat ja praegu juhitav energia ehk selle tooli teine jalg on põlevkivi energeetika. Ja põlevkivi energeetika suur mure ei ole mitte see, et ideoloogiliselt oleks temaga mingit probleemi. Isegi kui ta oleks väga armas, kõigile meeldiks, siis tema suur häda on saaste ja tema kallis hind. Ja see on see probleem. Ütleme,
tervisevaldkonna inimesed seda toovad, seda näidet minagi toon, et ikkagi Ida-Virumaal sündiva lapse oodatav eluiga on 4-5 aastat lühem kui Tallinnas ja Tartus. Et kas me tõesti peame seda aktsepteerima? Ilmselt ei pea, eks ju. Nii et seda, et taastuva kõrval, mis toob keskmise hinna alla, mis on soodsam ja puhtam, mis jätab parema planeedi lastele, tuleb juurde juhitavaid jaamu, peavad olema juhitavad võimsused, ühendused, akusalvestus, vesisalvestus, mis iganes seal juures on, eks ju. See on ju selge. Ja nüüd on lihtsalt küsimus, kuidas seda toimetatakse. Elering ongi süsteemi operaator, see ongi nende ülesanne. Nii et võib-olla jah, ma arvan, et eks see ehmatus pigem tuli sellest mahust või sellisest väljaütlemisest, aga seda, et Elering hangib gaasijaamu ja erasektor plaanib nendel hangetel osaleda, aga nii peavadki ju asjad käima, et sa tegelikult loodki selle taastuva kõrvale juhitava energia, mis on kiiresti käivitatav, väiksema jalajäljega. Ja tulevikus ma ei oska öelda, millal see järgmine etapp on 10-15 aastat ilmselt järgmites tsüklites on meil, vahepeal on taastuvat palju, ma ei tea, ehk tuleb mereparke, keegi teeb. Ja järgmine etapp tõenäoliselt on siis vastus sellele, kas tuumajaamal on väikestel sellistel modulaarsetel tuumajaamadel on koht meie võrgus või jäävad mingid muud juhitavad energiat, mis seda siis baasi tagavad teatud hetkel. Ja tipukoormuste jaoks jah, ilmselt tuleb ikkagi gaasi või midagi muud ka jätta. Mis on veel need olulised asjad, mida see valitsus peab ja kriitilise tähtsusega asjad, mida see valitsus peab enne valimisi ära tegema? No päris palju on neid asju, et üks, mida ma juba mainisin, on see sama kliimakindla majanduse seadus, eelarve kindlasti, siis eelarvest me ka rääkisime, siis teise samba liitumise kiirendamine, üks asi, mis ka valitsuse poolt tuli, ikkagi see, et kui 21. aastal vist oli see, kui need nii-öelda raha vabaks tehti või kuidas iganes seda nimetati, lõhuti see pensionisüsteemi, mille tulemusena väga paljud inimesed viisid selle raha poodi ja eks nad ise teavad, aga ütleme nii, et tõenäoliselt see telekas ja mis 5 aastat tagasi ostetud on, see tõenäoliselt pensionipõlveni välja ei vea, eks ju. Soome reis ehk püsib mälestustes, aga pensioniks on selle võrra raha vähem. Et sinna süsteemi saaks inimesed kiiremini tagasi tulla, et see süsteem oleks lõhkumiskindlam. Kohtureformist, kohtutega on palju debatti olnud, ma ei oska öelda, kuhu see tee lõpuks viib, et just kohtusin ka Riigikohtu esimehega ja delegatsiooniga, kes käisid kohtutega Stenbocki majas. Eks seda valdkonda ilmselt tuleb debateerida veel palju, aga on julgeolekust erinevaid asju, mis minu meelest tuleks ära teha. Üks, millega peaminister on muuseas parlamendis, päris huvitav lugu, on see sama drooni eelnõu, ehk see, et meil tekiks kihiline õhukaitse, et see, et elutähtsa objekti valdaja saaks ka oma pildi, et sa saaksid jälgida seda, mis seis siis on. Me näeme, et need kaasaja õhuohu tasemed on kõvasti tõusnud. Siis praegu on parlamendis tsiviilkriisiseadus, mis siis puudutab selle regulatsiooni, kuidas me asju teeme. Nõusoleku seadus, mis on, ma kahtlustan, väga suur debati alus seal, eriti konservatiivsemate, liberaalsemate poliitikute vahel. Nakkushaiguste tõrjeseadus, ja siis on meil veel suur hulk erinevaid asju, riigihangete reform, ühesõnaga väga palju erinevaid reforme. Ja kui küsida, kas me jõuame kõik need enne suve teha, ei jõua, et väga palju olulisi debatte ja põhimõttelisi debatte jääb ka sügiseks, nii et tööd on päris kõvasti ja parlamendi liikmetel on kõvasti tööd veel sügisel ka, nii et ei ole sellist nii-öelda tunnetki kellegil, täna hommikulgi meil oli koalitsiooni koosolek, et ei ole kellegil sellist tunnet, et nüüd nagu läheks puhkusele ja siis märtsis ilmuks välja, et ei, tööd tuleb kõvasti teha. Kui korraks välispoliitikast ka rääkida, siis praegu seisab Euroopa suure dilemma ees, kuidas ta saaks osaleda ka selles Ukraina rahuvahendusprotsessis. Et see ei jääks ainult venelaste, ameeriklaste ja Ukraina vaheliseks aruteluks. Milline Eesti positsioon siin on? Eesti positsioon on kaunis tugev. Et esiteks me oleme heas seltskonnas. Siin mõne nädala pärast tulevad siia Balti ja Põhjamaade liidrid. Me seda seltskonda ka sellel aastal juhime, seda NB8 ja 3 Balti riigi koostööd. Ja meie positsioon on selline, et Euroopa asju saab otsustada ikkagi Euroopa ja Ukraina asju saab otsustada Ukraina. Ja see surve diktaatorile peab olema selline, et sa võtad diktaatorilt ära hapniku ehk tema raha ja lase tal tehnoloogiat arendada ega midagi muud. Ja see on see, mis toob tegelikult tulemuse. Miks praegu Putin on sellises, kuidas öelda, depressiivses olukorras, et ega tal see pilt enam nii roosiline ei ole, et teatud aeg tagasi nad rääkisid ju võidust ja 3-päevasest erioperatsioonist, nüüd nad räägivad, et on majanduslangus ja reaalsed probleemid perifeerias. See on sellepärast, et sanktsioonid töötavad.
siinsamas Postimehes kirjutas vist Meelis Oidsalu sellest samast ülevaatest, et sanktsioonid töötavad. Kes tahab, loeb ise põhjalikumalt, eks ju, et sanktsioonid töötavad, aga survet tuleb jätkata. Nii et meie positsioon on ikkagi väga lihtne, et Ukraina toetamine ja väga hea peale Viktor Orbani lahkumist, eks ju, nüüd saime selle 90 miljardi otsuse ära jõustada. Seejärel tuleb edasi toimetada relvastuse ja Ukraina toetamisega kõigis muudest tasanditel ja Venemaa survestamisega varilaevastikust kuni erinevate sanktsioonide jõustamiseni, et neist ka mööda ei hiilita. Ja Euroopa ühtsuse hoidmiseni, et ei ole sellist ettekujutust, et me läheme iseenda asjade üle läbi rääkima Putiniga. See on nõrkus selles mõttes, et otse öeldes ega siis Venemaal, ma arvan, Postimehe vaatajad tajuvad väga palju hästi, eks ju, eriti minuvanused ja vanemad inimesed, eks ju, et Venemaa puhul on ikkagi nii, et kui sa tuled laua taha ja sa üritad viisakusega või hea sõnaga midagi saavutada, siis Venemaal loetakse seda kohe nõrkuseks. Sa tulid midagi küsima, nii see ei käi. Ja see, mida Venemaa tahaks saavutada läbirääkimiste, eriti killustanud protsessiga, eks ju, et Euroopa kildudeks jagada, igaühega eraldi rääkida, on see, et ta muudkui nopib kõigilt muusi pakkumisi, ajab selle pildi sassi ja siis ta istub ise keset tuba ja muudkui küsib asju, mida ta lahinguväljal tegelikult pole suutnud saavutada, eks ju. Ainukene viis sellele vastu saada on ikkagi kõik kollektiivselt võtta kokku, võtta hapnik ära nii palju, kui on võimalik, toetada Ukrainat, hoolitseda, et maailma areenil see ka nii oleks, siis on Putin sunnitud ja tema seltskond sunnitud järgiandmistele. Ja ma ütleks nii, et kui keegi arvab, et see ei tööta, siis veel kord vaadake, mis on Venemaa tänane olukord. Neil on suurtes linnades on side maha keeratud, Putin on üha paranoilisem, perifeerias või sellised perifeersetel aladel on tõsine demograafiline kriis, majanduslik olukord, kütuse nappus. Keegi räägib õitsvast majandusest ja võidust. See on tühi jutt, et selles mõttes see surve töötab. Jah, see võtab tihti aega. Jah, selles rivis on riike, kes käituvad teisiti aega-ajalt, aga see ei ole küll põhjus sellest survest loobuda. Me alustasime juttu sellest, et teie koalitsioonipartneri positsioon poliitilisel areenil ei ole kõige parem, kui mitte öelda väga kehv. Siis kui mures te olete Reformierakonna reitingute pärast? Ma arvan, et päris aus oleks öelda, et loomulikult tahaks, et sinu maailmavaatel ja sinu erakonnal on parem toetus. See on selge. Ma ei oskagi kuidagi muud moodi selle peale midagi kosta, et eks me peame ise olema võimalikult aktiivsed, selgitama võimalikult palju seda, mis see pilt on, sest mulle tundub ka, et veidi on sihukest avalikkuse peegeldust, ütleme sihuke ettekujutus sellest, milline see tulevik on ikkagi teistsugune, kui faktilised näitajad on ja me oleme eeldanud, et faktilised näitajad võib-olla ise ennast selgitavad, aga tühja nad selgitavad, et tuleb ise ikkagi selgitada, et seesama näide, mida ma ka alguses tõin, et kui majandus kasvab 2,4% ja pärast mitut aastat tegelikult eratarbimine kasvab, inimestel läheb paremini, Eesti Panga hinnangul 10% kasvab netopalk, 6% majapidamiste sissetulek, et ütleme, selles olukorras on ikkagi avalik narratiiv väga tihti selline, et tulevik on tume, arvajad sellest räägivad, et eks me peame ise ka aktiivsed olema, et ega ma muud ei oskagi öelda ja ma arvan, et üksteist tuleb ka toetada. Mina erakonna seest tajun seda, et üksteist toetatakse, julgustatakse, püütakse edasi minna, aga ega igal erakonnal on keerulised ajad, mõnikord sellest ülesaamine võtab vähem aega, mõnikord piisab poolest aastast, teinekord aastast, mõnel puhul läheb 2 aastat, vahel 5 aastat, nii see on. No te olete toonud ka käibesse väljendi konservatiivne 8 jalg. Kas te tõesti usute, et päriselt on selline julm, ütleme niimoodi, selline kurjuse telg, kus on Reinsalu ja Kõlvart, mis meid ohustab? Seda võib-olla on ütleme, minu kirjeldus on pigem sellest, et 8 jalg iseenesest võib olla sümpaatne või mitte. Postimees soovitas kasutada hüdra, et aitäh selle täienduse eest. Võib-olla siis peaks kasutama hüdra, aga see kõlab nii juba veidi õudselt. Et see tähistab ikkagi pigem seda sellist varjatud mõjuvõrgustikku, et ma arvan, et meil isegi Postimees olles ei õnnestu maha vaikida seda, et meil on hulk inimesi, kes läbi erinevate uuringute, nende tõlgendamise, sobivate küsimuste küsimise iga nädal üritavad seda pilti suunata avalikkuses, toimetustes, ajakirjanikes, muutes pideva tõsised küsimused reitingute mänguks protsenti nihutada sedasi tagasi, et justkui see on see asjas üdi või siis ütleme
minu endine hea kolleeg, eks ju, Ott Lumi, kes täna juhib seda põhimõttekoda, sisuliselt ju Isamaa uut valimisprogrammi, võib-olla ma olen veidi ülekohtune, eks, konservatiivse maailma peale. Aga et kui küsida, et kas see kuidagi töötab omavahel koos, ma arvan, töötab küll koos, aga kas ma arvan, et on mingisugune kuritahtlik, üleni musta riietatud organisatsioon, kindlasti mitte, et see pigem on selline kirjeldus sellest, kuidas see võrgustik koos töötab ja selle eesmärk on täpselt nagu 8 jalg ikkagi tinti pritsida, et veidi pilt uduseks ajada, viia kõik segadusse, üle koormata selle infoga, sest üldine inforeegel näeb ette seda, et ükskõik kui palju sa asju topid eetrisse, siis nende mahavõtmiseks läheb juba palju rohkem eetrisest aega vaja ja energiat ka. Mis te arvate, kes moodustavad järgmise valitsuse? No see sõltub ju valija tahtest. Praeguse reitingu puhul ilmselt on üsna tõenäoline Isamaa, Keskerakonna, kas EKRE või kellegi nii-öelda liidu naasmine, aga me teeme kõik, et see nii ei läheks. No aga miks mitte rääkida Isamaa, Keskerakonna ja Reformierakonna liidust? Ütleme nii, et mulle tundub, et nad on positsioneerinud ennast ikkagi sellesse olukorda, kus nad põhiliselt üritavad vastanduda, näiteks sellele, kaotasime ju selle aasta alguses Isamaa, sotside ja Keskerakonna ühiselt tehtud astmelise tulumaksu. Ma julgen ennustada, et kui ettepanek on tulla tagasi astmelise tulumaksu juurde, siis sellele on ju meie toetust raske saada, et ilmselt see on üks kindlasti. Kui vaadata sellist väärtuspõhist toimetamist, siis ütleme, ma arvan, et sellelt seltskonnalt näiteks nõusoleku seadusega edasiminekut ilmselt ei ole ka oodata, eks, et siis nad on lubanud, ütleme, kõik kliimaeesmärgid tühistada ja ehitada veel mõned põlevkivienergeetika energiajaamad. Kui ma sellest saatest ainult loetelu võtan. Väga raske on seda ühisosa sealt ilmselt näha, eks. Aga keegi ei välista, mulle tundub praegu kedagi, et mulle tundub, et ainult EKRE on see, kelle puhul meie selgelt oleme öelnud, meie koostööd ei tee, aga Isamaa ja Keskerakond seda ei ole öelnud, nii et nemad ilmselt on valmis EKRE-ga koostööks küll. Kuidas te puhkate sel suvel? Loodetavasti rahulikult, hästi, rõõmsalt ja sooja ilmaga, nagu Eestis ikka kombeks on. Aga kogemus näitab, et suvele lähed vastu parimate kavatsustega ja siis jaanipäeva ja jõulude nii-öelda pildi vahe on ainult see, et ühel põleb lõke ja on sääsed. Olete plaaninud ka mingisuguseid suveüritusi korraldada või ma ei tea, kuidas teie peres kombeks on, et kas on mingid oma kindlad tegemised, mis kindlasti puhkuse ajal, kui terve pere on koos, tehakse ära? No ikka jah. Meil on suur hulk erinevaid tavasid, aga mul on nüüd peaministrina on see, ütleme, kogu see elukorraldus on veidi pihta saanud, et me käime näiteks matkaautoga sõitmas, sõidame ringi erinevates punktides, käime kalal kõvasti, teeme erinevaid selliseid tegevusi, käime üle Eesti, seal Setomaal käime ja ütleme, et muudes Eesti paikades, nii et jõudumööda ikka käime, jah, aga ütleme nii, et erinevad festivalid, sõltub, ütleme, et sel aastal ma kahtlustan, et näiteks kalurite päevale ma Hiiumaal ei satu, kus ma olen ikkagi ka mõnel aastal käinud ja isegi vist landiviskevõistlusel osalenud, nii et sõltuvalt vaatab, mis üritused on. Aga kõigepealt ma tunnistan, nüüd esimene selline suur asi, ma ei teagi, kui palju mul peres vaatajaid on, aga ilmselt ma hakkan jalka MM-i vaatama, et see, ütleme, nii palju, kui töö võimaldab, ma kindlasti kavatsen seda teha. Ma ei saa poliitikuga lõpetada, eriti tipp-poliitikuga juttu pehmetel puhkuse teemadel. Jumal tänatud. Minu viimane küsimus. On teil midagi tagataskus, mida Reformierakond võiks veel teha enne valimisi, et oma positsiooni parandada? Mul on tagataskus asju, mida Eesti võiks teha, et Eesti oleks kaitstud, majandus kasvaks ja inimesed püsiks vabana. Aga see ei ole mitte reitingu pärast, vaid just selle pärast. Kristen Michal, aitäh tulemast Postimehe saatesse. Aitäh. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris kolmapäeval. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.